Läks! No nii, oleme siin Norras kalal nüüd. Ma räägin siis sellest, et kuidas käib Norra kalapüük. Kõigest. Kommenteerid kogu aeg. Sellest, et kala püütakse sellepärast, et seda süüa või lõbu pärast. Meie täna teeme õppevideo, me püüame kala rohkem lõbu pärast, kalapüügi pärast. Meie kalapüügi vahendid on, selle jaoks on ritt, etas, rakmed, kõigil küll ei ole, on teist tüüpi ja loomulikult lant. Landi otsa tuleb asetada kolmid kongus. Mõningatel juhtudel võib neid isegi panna mitu. Lante on mitmesuguseid. On olemas silikoonist. Kala ilmutamislandid. On olemas kolmnurklante, mida kohalikud peavad üheks efektiivsemaks. Ka eri värvi. Ja on olemas ka igasuguseid muid rauast lönne. Niisiis. Räägime siis nüüd lähemalt püüdmisest. Kõigepealt tuleb otsida sobiv koht ja loomulikult ka ilm. Koht on meil ideaalne ja ilmal pole ka midagi viga. Siis paneme landi rippu ja laseme landi põhja. See loomulikult tähendab seda, et hetkel hakkame püüdma turska. See siin on tursapüügi koht. Turst teatavasti on põhjavee kala, tema elutseb põhjas. Niiviis senikaua, kuni lant põhja lähed, võid sa kohendada oma soengut, teha suitsu või juua. Kui lant on põhjas, alustad selliste liigutustega püüdmisega. Kes hakkab kohe tõmbama? Nagu kala. Kõiga kala ei tule üles, jääb ka alla. Kui tunned, et midagi on otsas, tee natukene järsem liigutus. Siis läheb kongs tal lõuast läbi. Nii. See liigutus võiks olla midagi sellist. Mingi värk on olnud toimuma. Ja kui kala on otsas, ta võib maal ka ära minna otsas, aga ta tuleb uuesti otsa. Ja nüüd on kala otsas. Vaikselt tõmmates ritva ülesse ja ritva alla lastes, kerid uuesti. Vahel võib ta ka vastupanu osutada ja otsast ära minna, nagu just antud hetkel. Selle jaoks tuleb olla hoolikam ja mitte liiga kõvasti sikutada. Ja Vaiko näitab küll see asi käib. Aga sellepärast ei tasu lasta ennast turvastada, sest neid kalu on seal all veel. Kui kala on ilusti suuga võtnud lanti, siis reeglina ei juhtu mitte midagi. Kala tuleb päris kenasti ülesse. See on niisugune väiksemat sorti tursk. Beebitursk. Nimetaks seda. Võtame selle kala välja. Eemaldame talt konksu. Kuna on tegemist elusolendiga, siis võimalikult niimoodi, et talle vähem haiget teha, nagu näha kala pissib. Vahel võib ka kala tulla mõnes teises kohast kinni. Ma olen päris korralikku seda. Sellest ei ole lugu. Ta oli selles mõttes viisakas, et ta ei pissinud meile paati. Me näitame vaatajatele ka. On siis väiksemad sorti tursakala. Võib-olla 2-3 kilo võib-olla sinna need. Mõnel isendil on kombeks hakata kinni kusagilt mujalt kui suust. Näiteks minu näide. Tavaliselt kaardid. Aga sellest ei ole ka midagi. Vaike näita, kuidas on võetud. Ole aita. Tegu on siis täiesti tavalise Atlandi tursaga. Kaalu järgi võib öelda, et ta kaalub kuskil 9 kilo. See on siiski tegu on tursapojaga. Selliseid meie siin ei püüa. Aga ütleme, et mõned harrastuskalapüügijad juba võtavad neid. Meie jaoks on ta tegu ilmselgelt liiga väikse kalaga. Need lähevad vette tagasi. Las kasvavad.
tema on küps 5 aasta pärast. Silikonlandi meest üldjuhul ei jää ilma kalata. Aga nemad peavad natuke kauem kannatama. Ja temal on reeglina rohkem probleeme selle kalaga landi kätte saamisel alati. Nagu mis mõttes jälle terve landi ära süüa. Ja kui see kõik on tehtud, lased landi uuesti sisse tagasi, nagu enne. Ei no, kulge. Aga on ka olukordasid, kus kala hakkab otsa ennem, kui land põhja läheb. Ja siis oleks tark stoperdada ja haakida. Kala läks ära jällegi. Igaks üks kontrollime rakendust. No kuna siin on hea siuke madal püüd, 29,1 meetrit, siis siin on siuke mõnus, kerid ülesse. Vaatad, kas konksud, asjad on alles, kõik konksud on sirged. Tähendab, sellest pole sirged, et ja näed, kala jälle näkkas. Nüüd ei ole muud, kui tõmbada üles. Kui ta tunned, et ta on väiksemat sorti, siis võid ka teda kättagi üles. Nagu näha juures olevalt pindil. Sitas seisus. mis asja seda? Oi, see pilt odutas natuke valeks. Petupilt. Tegu oli siiski ära jooksnud kalaga. Ja osadele kaladele ei lähe nii hästi. Näiteks kajakad söövad neid. Aga seda vana vist ei ole mõtet. See uue võistaks siin puruks. Korki läheb, tõenäoliselt kala juba otsa. Ja nii need kalad siin tulevadki. Niimoodi püüadki muud, kui tõmbad ja tõmbad. Tõmbad ja kerid. Mõni kala suurem, mõni väiksem, mõni osutab rohkem vastupanu, mõni vähem. Mõni on nagu saabas, tõmbad üles, ei saa arugi, et kas on midagi otsas. Ja siis on siuke mingi 10-kilone väike laps. Väga ilusti võtnud. See on klassikaline kalahaare. Maiko tahab pole. Proovid vabastada konksud või väikelaeva anku võimalikult väikeste vigastustega ja lased kala ilusti hoida. Ja lased uuesti kala landi vette. See on nüüd mitte klassikaline püügikoht. Ei ole ikkagi suust. Aga silmast. Tegu on väga silbakat tüüpi Atlandi tursaga, mille kaaluni umbes 5-6 kilo on. Mõned on ka siin lendtursad, nagu suured tursad pidid teha võib. Ja mõned on. Suured tursad. Või siis sabadus. Aga vahest võib juhtuda, et turg teeb sinu konksu ka niimoodi. Mis on ka täiesti normaalne. Selle jaoks on alati olemas kangem varu. Praeguse hetkel on koju. Teravam konks. Kas siit tuleb mõni üle 10 pluss või? Ma arvan, et siit tuleb sabatursk. Sabatursk. Ma arvan küll. Ei tule, suutursk tuleb. Tursk, jah. Aga väga hull ei olegi. Kuidagi väga liiga palju sapsis. Temperamentne tursk. Nagu inimestega on temperamentsemad, on siuksed vähe rahulikumad. Silikonlandi eelis on see, et
sul on suurem tõenäosus saada suurem kala, aga sa saad neid harvem. Klassikalise landi eelis on see, et saad tihemini, aga tulevad ka pisemad. Noh, võid ka saada suuremat. Kõik on kinni selles, kus kohta on rühmad olnud, kuidas kala on, mida sa tahad. Tegu on kuskil 10-kilose tursaga. Mina arvan, et sinul tuleb praegu hetkel 5-kilone. Me vahel teeme ka sellist mängu, et me arvame, kui mitu kilo on ja kust kohast on konks kinni. Seda on põnev teha. Assa, mina natuke eksisin. Ma kartsin, et ma juhtin valeks kohast kinni. Seda peaks konksuga tagasi tõmbama. Jääbki. Ei jah, see läheb põhja. Liigutab ilusti. Tahad krokk. Seda püügitehnikat nimetatakse inglise kalameeste püügimeetod. Sport fishing. Et sa ei võta kala söögi pärast, vaid püügi pärast. Püüa ja vabasta on siis selle eesti keelde. Täna on selline ilus päev ja rahulik kalapüük, sellepärast et täna nüüd ei ole väga hullult seda kala. Et siin on... Saab natuke isegi mängida. Jah, siin on ikka päris hullusid päevasid olnud, et kus ei ole nagu sellist... Kuigi ka see on küllalt kõva trenn, seepärast, et ega kui sa vaatad küll, et kui ma väga palju ei pinguta siin, siis tegelikult on see küllaltki suur jõupingutus, et tõmmata nagu seda korda üles ja kerida. Ega ta nii lihtsalt ei tule ühtki. On väga huvitavaid püügimeetodeid. See on nüüd püünise püük. See tuleb vist sisse võtta. Vist ära võtta. See vist ei taha enam ujuda. Ta küll üritab igat pidi, aga... Võta. Nüüd läheb siis. Ja paatli tõmbame ainult need kalad, mis tagasi ei uju. Kiirem liigutus. Kuna tursk on seda sorti kala, kes sööb ka liigikaaslasi, siis sellest ei ole nagu midagi. Kui see tursk nüüd peaks surema, siis ta tõenäoliselt vajub põhja mingi hetk ja liigikaaslased ära. Ilmselgelt pikalt said alla lasta. Alla läks jah pikalt. Kas on ennustus siis paluks? Et võib olla nagu kõhukelme. Kuidagi lisalt tuleb.
aga